Ma tahtsin kontrollida, kas sain ka läbi väide, et ainukene, millega eestlased jõuaksid Pariisi maailmanäitusele võiksid ilma teha, on Eesti vanad regilaulud. Et kiustajat uurida järgi, kas see on niimoodi. Ma otsustasin, et ma lähen Tartu Ülikooli õppima ja ma õpin nimelt rahvaluulet. Tegelikult igaüks, kes sattus sel ajal olema kas keskkoolis, Tartu lähedal või kuidagi Tartuga kokku puudes, see oli müüdud inimene. Ta teadis, et tema tulevik on seotud Tartu ja ainult Tartuga. Ja no nii, ma arvan, et ka minuga juhtus. Ja sellest saadik ma olengi üsna kirglik tartlane. Sa lähed mööda tänavat ja sa tead väga paljusid inimesi väga paljudelt erialadel. Nad alati annavad sulle impulse ja siin loebki see Tartu fenomen. Et sa tahad palju sõpradega koos olla ja arutada, sa tahad välja mõelda igasuguseid põnevaid asju, mis on uued, mida kuskil mujal ei ole. Kesksed trendid on olemas, aga samas kaartuvad sealt välja mingid originaalsed mõtlemised, mõtlejad, originaalsed seisukohad. Kindlasti see ongi Tartu vaim. Ja see nakatab kõiki ülejäänuid ka. Tegelikult on oluline, et sa katsetad ja vaatad neid asju väga erinevate nurkade. Mitte ainult niimoodi, et ma istun, lõhun oma neid loitsutekste või mingeid Eesti vanu jutte või müüte, lõhun tükkideks ja vaatan, kes missugune tegelane teeb mida, vaid et on olemas võimalus, et sa vaatad sellele kas emotsioonide tasandilt, värvide tasandilt või kuskilt ümber nurga, nii nagu seda tõenäoliselt tajub see inimene, kes seda juttu koges, kelle lugu see on.